2. kuni 14. juulini toimus teine Tankla õpilasmalev, kus osales 80 noort, 16 rühmajuhti ja 10 tööandjat. Malevas töötasid noored vanuses 14 kuni 19 aastat. 2 nädala jooksul said noored teha erinevad töid, nii rohida põllumaad, puid laduda ja isegi teeauke parandada. Uurisime noorte käest, miks nad malevasse tööle tulid ja mida nad teenitud rahaga peale hakkavad. Et tööd teha ja raha teenida. Sest et mu ema tahtis, et ma läksin kuskil laagrites või kuskil ja ma tahan raha teenida endale ja sõpru. Raha teenima ja vaba aega veetma. Tahtsin uusi kogemusi, sõpru, raha ka muidugi. Sest et mul oli vaja raha teenida ja mis ma ikka kodus passin. Tuli aega veeta kuidagi. On plaanis teha tattoo. Ostan tõukerattale uusi juppe või lähen viikendile. Väga palju asju saab teha sellega. Ma ei ole nagu kindlalt mõelnud veel, mis ma sellega teen. No eks vaatame veel seda. Hoian kõrvale ja siis arvatavasti lähen ostan riideid või midagi sellist. Nagu kuulsite, ei tea kõik noored veel täpselt, mida nad rahaga peale hakkavad, aga teavad, mida põnevat on malevas tehtud. Mida te malevas olete teinud siiamaani? Rohisime mingit ürdipeenert, siis istutasime lilli, tassisime puid, siis kive tassisime ka ja pööninguid koristasime või mingeid ruume. Rohinud oleme päris palju, see on kõige jubedam. Siis pihvinud, lakkinud, puid riita pannud. Esimesel päeval tegime põhimõtteliselt neid majapidamistöid, vahetasime voodipesusid, pesime põrandaid ja aknaid, seinu. Ma väga muud ei olegi teinud. Ja nüüd seda kivide vahelt. Siin võtame seda hiina ja värki ära. Puid oleme riita ladunud päris palju, siis oleme käinud kirikut restaureerimas abis. Ja praegu ka lauma puid veel. Lammutanud, küll kuure, küll tassin puid, küll telliskive tassinud, igasuguseid erinevaid töid, et nagu mitmekülgsed on. Sangaste rühma neiud olid suures tööos võtnud lossi aknad ees ning peale pesu ei osanud enam neid tagasi panna. Me vaatasime küll, aga siis muutusime raha. See oli põhimõtteliselt selline vaatamine, et jätame umbes niimoodi, et siis me umbes teame, kus nad on, jätame need pärast ikka see, mitte keegi ei teadnud. Ja siis me saime aru, et kõik aknad on erineva kujuga. Ja siis tekkis probleeme ja siis hakkas tagasi paneti. No meil tehti suppi ja siis meil pooled ei söö suppi sees sibulad. Ja siis üks poiss ütles nagu, et mis te jamate, et iga supi sisse käib sibul. Et siuke teema sellega. Oleme öösel ruuporiga ringi jooksnud ja karjun, mis ei olnud lõpuks hea otsus, mis pisteti meile hommikul nina alla ja siis me saime mõnusad ruuporid tunda hommikul vara äratus. See oli väga vastik. Ja oleme muusikat lasknud ja oleme küll teiste peal näomaalinguid teinud ja igasugu nalja on saanud. Malevaperioodi vahel toimus ka kokkutulek Kuutsamäel, kus noored said tutvuda teiste malevlastega ja mõnusat aega veeta. Igal malevarühmal tuli valmistada kokkutulekuks malevalaul, lipp, video teemal võimalik vaid malevas ning lustakas näidend. Tegin tööd ja nägin vaeva, aga armastust ei tulnud. Lisaks tuli igal rühmal välja mõelda tants ning pandi ka aluse ühele omapärasele tantsule. Kus see tantsu idee tuli? See tuli sellest, et olin maleva kokkutulekul ja siis sealt see läks, sest et üks tüüp tantsis ja siis lõpuks see jäi kummitama ja siit me olemegi. Kas sellele tantsule on teil oma seas juba nimi ka antud või? Jaa, ei ole, see on lihtsalt, ma ei tea, see on lihtsalt tuimtants, mis jääb kummitama ja laul samamoodi. Ja tantsite seda ka peale malevat edasi? Arvatavasti küll, jah, sest see jääb kummitama päris pikaks ajaks. Mina pidin üksi tegema nagu
terve grupi eest, sest nagu keegi eriti ei tahtnud seda tantsu teha, mida mina tegin, ja mina tantsisin seal üksi ja siis nagu kõik nagu pool publikut tuli ka tantsima. Oli uhke tunne või? Oli küll. Tähelepanu, läks! Selleks korraks on saanud Tankla õpilasmalev läbi ning noorte sõnul on malev hea koht esimese töökogemuse saamiseks ja paljud tuleksid ka järgmine aasta tagasi.